Tere, olen Uku-Urmas, olen Musical kinnisvara maakler ja täna ma teen väikse videotuuri Õismäe teel asuvas ilusas kolmetoalises korteris ja ma kohe räägin, mis on selle korteri põhipõllud. Nii, tuuri hetkel ma alustan elutoast. Tegemist on tegemist on 76. aasta korteriga või kortermajaga, mis on väga heas seisukorras. Ja praegu me asume siis 4. korrusel ja selle konkreetse korteri põhipõlu on see, et see on hästi privaatne, ta on läbi maja ja igal pool vaatate aknast puid ja pigem nagu kaugusesse. Maja ees on parkimisala, mis on siis täiesti tasuta ja loomulikult on see reguleerimata, kes on ees, see mees. Tegemist on tõesti väga-väga hästi hoitud korteriga ja siin on sees elanud ainult üks pere maja ehituse algusest saati. Kuid minu jaoks on hästi oluline hinnata nagu seda, et selle korteri seisukord on tõesti äärmiselt hea ja siin on alles originaalpõrandad igas toas, millele mitte ühtegi kulumisjälge, mitte ühtegi veekahjustust ja kindlasti ma soovitan sellised põrandad alles hoida, neid on väga kerge taastada ja lihvida. Kuid olin siis elutoas, siin on meil koridor, hästi pikk. Koridoris on siis 2 kappi, eespool siin on siis sisse ehitatud garderoob. Siit kohe, kui me tuleme sisse, on vasakul on köök. Köök on samamoodi heas seisukorras, elektripiidi ja elektriahjuga. Ilusad armsad kollased toonid ja samamoodi vaade on siis sisehoovi ehk siis sisemise ringile. Õismäel on siis 2 ringi, sisemine ja välimine ja sisemine ring on hästi vaikne. Nüüd uuesti koridori, kus on siis suur kapp ja samamoodi võib siin sisse ehitada täiesti suure walk-in garderoobi. Nüüd vasakul pool on siis veel üks magamistuba. Kokku korter üldse on 65 ruutu ja sellised kolmetoalised korterid tavaliselt on hästi suured ja avarad ja tubade suurus on siin kõik üle 10 ruutmeetri. Maja ise ühistu on hästi aktiivne, toimetab. Kommunaalkulud on siin väga üllatavalt madalad, et kellel on rohkem huvi, siis ma kindlasti saadan need e-maili peale. Nii, ja olemegi jõudnud viimasesse magamistuppa. Ainuke asi, mida pererahvas siis soovib, et mööbel magamistubades just on siis kokkuleppe alusel. Ja nüüd näete veel selle korteri ühte erilist niši ja selle üks lisaväärtust. Siin on suur 4 ruutmeetrine rõdu. Samamoodi vaade on siis teisele poole sisehoovi ehk vaatate puid. Ja kuna tegemist on niisuguse äärekorteriga pika maja vahel, siis siin on veel lisapanipaik rõdu peal. Ja see lisapanipaik on 1,5 ruutmeetrit suur, ta on väga mõnus, et sinna ära paigutada sisse siis erinevaid kaste ja tööriistu ja nii edasi. Ja nüüd viimasena vaatame üle veel vannitoad ja ongi meil see videotuur peale tehtud. Nii. Siin on siis vanniga vannituba. Kõik vannituba ja WC on väga hästi ja värskelt renoveeritud. Väga ilus, avar, pesumasin. Nii. Ja siin pool on meil siis tualett. See on täitsa eraldiseisev ja kui on võimalus, ma soovitan eraldiseisvana ka hoida, sellepärast et tänapäeval ikkagi uuesti hinnatakse seda eraldiseisvust. Nii, tere jälle! See videotuur sai peale tehtud. Niisugune lihtne korter see on, kuid see korter on väga hästi hoitud, ta on väga heas seisukorras ja mina kui maakler on alati seda, et milline on see korteri siis, mis on selle eripärad ja ma näitasin teile täna ka. Ja teiseks on siis see, mis on seal väiksed nipsasjad, mis annavad nagu lisaväärtust. Kuid tõesti see sobib väga hästi perele, siia saab tulla kohe sisse elama ja korter pärast tehingut vabaneb siis kiiresti. Aga siis kohtumiseni järgmisel objektil, järgmises videos või siis hoopis teie juures. Aitäh teile ja tšau!